saate saadet, mis mõttes? Auto number 21, Elva mees Raido! Elva mees Raido on tulnud oma musta helitavalt kutsutama autot KS autoks. Ühesõnaga, kui Raido poiss läks õhtul oma Žigulit jälle garaaži keevitama, siis naisel oli väga lihtne öelda, kallikene, ma lähen nüüd KS-i juurde, et ära mind täna öösel koju oota. Auto number 21, Elva mees Raido! Täpselt ei suutnud enam meeles pidada, aga vist oli 5-6 koht, et tahtis saada see aasta natukene paremat tulemust, aga loodame, et käigukastid ja logijaane tihendid peavad tal hästi ja Miki, auto nimi Miki ja meil on siin punastes särkides Elva tiimi mänguri, kes ei jäta kunagi kriiskamata ega karjumata. Auto number 8, samuti Elva mees Andres ja Andres oma väikese armsa musta Shadowline Anduga. Auto number 96, Antsla kohalik ees Mart Osvin ja auto teine rotikas. Mart tõi eelmisel aastal tublisti kaasa Miku auto remontimises ja tiimitöös. Auto number 69, Antsla poiss Mikk Olats autoga rotikas. Täna meil siin ühest tiimist on 2 masinat, 2 kohalikku Antsla poissi. Leidsid nii palju aega, et võtta 2 sellist kena vastu-tüüpi masinat ja garaaži all neid põhimõtteliselt pikka aega putitada ja terve Facebook oli neid pilte täis, kuidas see autod sündisid. Nii, auto number 6, Tartu mees ülikooli linnas tulnud meile kohale siia Kalle. Ja Kalle on selles mõttes väga originaalne mees, et auto nimeks pani ta ka Kalle. Ja auto number 1, Vasselina mees Üllar. Üllaril on, nii. Nüüd tuleb natuke naerosooli võtta, sul on vist taga nüüd mõikima seal. Üllari kohta veel nii palju, et Üllar sai 2009-2010 aastal esikoha siinsamas Antsla romurallil ja eelmisel aastal kaotas ta napilt sõitjale nimega Viki, jäädes teiseks. Nii et Üllari pöidhoidjad võivad Üllarile tublist pöidhoida. Auto number 28 tuli meil vahepeal siia Vasselina mees Kermo ja Kermo on nii-öelda Üllari poeg, kes siis jätkab isa jälgedes. Nii et täna on ühte perre võib tulla nii-öelda poodiumi kohta siit 2 tükki. Auto number 4, jällegi Vasselina mees Veiko. Ja nagu te näete, Vasselina masinaid on väga lihtne eristada nende kollaste värvide ja ohtrate klepekate poolest. Auto number 2, pealinna mees Tanel ja auto kutsuta Lilliks. Nii, masin number 7 on jällegi Elva mees Madis oma masinaga Tipe. Nii palju meil siin on 2, 4, 6, 8. Ongi kõik masinad platsil. 11 autot Haukalaada romurallil 2012. Kui lehvivad valged lipud
hakkab pihta hirmus romutamine. Enne seda, kui me saame romutamist alustada, on meil vaja siia sissepääsu sisse. On nüüd korraks tasa. Nii, rahu, poisid, rahu. Kalle, nii. Enne seda me sulgeme siin väljapääsu ja kus on tõstukijuht? Meil on tõstuk kadunud, tõstukijuht, keegi näeb tõstukijuhti või? Pauska, kas sa näed tõstukit sõitmas? Tuleb või? Ei tule veel? No nii, ootame siis tõstukijuhti. Meelis, pane oma tõstuk käima, me tahame romutama hakata. Ja natukene teeme siis veel võistluse käigus senikaua. Iga nii-öelda sõit kestab. See sõit võib avada! Kõigepealt mainin ära, et siin, kes on tulnud täna õhtul siia autolaadale Volkswageniga, tõstke käed. Nii, Volkswagen. Kellel on kadunud Volkswageni võti, tõstke käed. Ühesõnaga leitud on Volkswageni logoga auto süüteluku ja ukseluku võti, kindlasti saab sellega avada ka pagasiruumi. Selle võtme kõrval küljes ripub pisikene selline mõmmi.
lehvivad punased lipud, autod peavad jääma seisma ja mehaanikud saavad naaseda platsile, et hakata neid masinaid üles putitada. No nii, Germo, kuidas siis tunne on siin suurte meestega võidelda, vanad kogenud romurallisõitjad, sina oled meil teist aastat, jah? Ja on selline väike hirm ka naha peal või kuna isa on platsi peal nagu turvamas, et siis nagu see nii suurt hirmu ei ole, jah? Siis on tipp-topp, ma isa platsil. Isa Üllar kindlasti aitab poega kaasa, vaatasin, isa teeb sul päris sellist tsirkust siin vahepeal, et rammib autod ära ja siis läheb ise viskab mõned kannakad. See edevus on teil nagu peres nagu kaasa sündinud, jah? Kogu aeg. Tundub küll. Mees, kellega ma parajasti juttu tegin, oli Vastseliina poiss Germo autoga number 28, mida ta kutsub hellitavalt Sannuks. Nii, hirmus pekslemine käib, aga Draakon, kallis, kas sa tead, kus siin tualetitasu on? Kas see Kalle on veel aplausi ära teeninud selle ilusa vabanduse eest? Jaa, kõikiga tegid plaani, et võtavad ainult seda. Plaani võta. No juurde võtta. Nii ja nüüd ma lähen otsejoones Sigur juurde, ma vaatan, mis Sigur selle peale öelda on. No nii, kuulsin. Annan sulle andeks. Ja näed, meil on sõprus sõlmitud. Kalle tuleb sinu poja on ikka natukene norus ja pakub sulle natukene Darlingi kommi. See on selline küpsis, süda on peal ja ma näitan rahvale ka. Näe, vaadake selline, las ma näitan, tule siia. Vaata see sõpruse märgiks siis Kalle andis natukene Üllarile kommi. Nüüd olete jälle suured sõbrad. Ja Üllaril läheb keegi niimoodi välja nagu sellel. Üllar on sul nagu vaikselt nagu lemmikloomakene. No, kedagi peab pidama ju. Naist ei jõua pidada, jah? No kõiki neid ei jõua, jah? Too läheb nagu kulukaks natukene. Aga tikub on hästi, ta võidab ikka. Vähemalt oled nagu kuulsa mehega sõber. Mina olen ka kõikide kuulsate inimestega tahan sõber olla. Ma olen ka teie juures siin kõigil. Mingi, mis sa teed? Sa reguleerid lennuliiklust või? Nagu ma aru saan, siis Hello Kitty on sul üks sponsoritest. On küll. Kui palju on meil Hello Kitty fänne siin? Oi, väga hästi. Väga.
Saksmaa romuralli 2012. Kui kaua võib pakkuda üks Niuri-mootor? Seda näete praegusel hetkel. Auto on suitsu täis, kas tuleb ka kuld? Ilge tõstame kaasana ütleme, kus suitsu seal tuld? Auto number 7, eelneva mees, Mali! Madis, kas hakkab mootor kokku minema? Hakkab! Kaua veel kestab? Usun, et kallis päevast tänati saate seda püra siin täie raha eest. Ja viskas valget